mina olen Rivo ja mina ujun. Poolpika ja täispika distantsi ettevalmistus väga suurt erinenud, lihtsalt sama tambiga edasi. Mahud suurenesid veidi ja võtsin juurde ka ratta- ja jooksutrenne. Enne starti on nii, et vaim on valmis, keha on selline ootusärev, natuke magamata, kõht on võib-olla natuke liiga täis, et selline vahetine. Mina olen Andres, mina tegelen teli ja svungiga. Triatloni sõidan 180 kilomeetrit jalgratast. Väga lihtsalt erines poolpikast täispikale minek, lihtsalt 2 korda rohkem pidi trenni tegema. Tegelikult ma olen trenni teinud novembrist alates eelmisest aastast, ehk siis ligemale 10 kuud on trenni alla tehtud. Ma olen valmis. Vaim ja keha on tegelikult juba rajal, et ma tõsiselt ootan, kui saaks homme rajale juba sõitma. See on niisugune mõnus ootusärevus, mis praegu on, aga tegelikult tekib rahu siis, kui sa oled juba rajal. Tere, mina olen Maarja ja mina esindan siis Telia Eestit ja jooksen 42 kilomeetrit täna ja meie tiim ongi siis Telia ja eeskuju ja mina olen siis see ankrunaine, kes on pandud kõige viimaseks, kes peab siis selle lõputulemuse ära tooma. Enesetunne on käed värisevad, pulss on praegu 112, see on okei, aga närv on megalt sees, et 2-3 ööd pole väga hästi magada saanud. Peab natuke seedima seda veel, et ma arvan, et see on nagu kirjeldamatu, et kui mina vähemalt tulin siin 40. gildil, siis ma mõtlesin 2 kilomeetrit veel ja ma finišisin nagu, et mis me nagu ära oleme teinud, et see on nagu tegelikult kirjeldamatu, et natuke peab seda emotsiooni allapoole tooma, et aru saaks reaalselt. Ma olen päriselt hakka seedima, sest et seda nii-öelda, et me kõik saime oma osa tegelikult suurepärast ära tehtud. Minul oli lihtsalt vahepeal tunne, et mingi kilomeetri nagu täis oli mul kogu aeg nagu seisis, et ma ei liikunud edasi lihtsalt, aga need numbrid on nii suured, et sa nagu kogu aeg pead pingutama. Ma olin täiesti kutu, ma olin totaalselt kutu ikkagi. Selle tundega on nii, et kõigepealt see emotsioon on nagu tugev, sa ei saa täpselt aru, nagu, mis toimus praegu. Tuled veest välja ja siis nagu toimub midagi ja siis sul tuleb emotsioonipohmakas pärast seda ja siis see emotsioonipohmakas lahtub ära, siis hakkad alles nagu aru saama, et mis tegelikult toimub. Et meil on praegu see esimene etapp, arvan.
aga sellise rahva eest tegelikult siin olla, Vabaduse väljakul lõpetada, on ju, et see on nagu vinge kogemus lihtsalt. Rahvas elab igal pool kaasa, ükskõik kus sa sõidad, jooksed. Kütke ei tohi teha enam. Mulle elati meeletult kaasa, see on supilaudadel. Vesi oli ikka nii külm. Ma ajasin mingit varumütsi veel mingi 10 minutit enne starti taga. Mul õnnestus leida mingi täiesti mingi õnnelik juhus, et kellelgi oli autos homse Telia 4.18.4 võistlusmüts, mille ma sain alla panna. Et topeltmüts kindlasti aitas. Üks tüüp pärast rääkis, et oli pea niimoodi valutama hakanud, et mõtlesin, et paneb kohe pildi tasku nagu. Tiim Telia eeskujud võtab aja maha, istub, analüüsib ja paneb uue aasta plaanid paika peagi. Nii et rahvas kuuleb, saab osa ja tegelikult ma arvan, et me oleme tänuvõlgu absoluutselt kõikidele inimestele, kes on aidanud meid, oma sõpradele, peredele, sotsiaalmeedias kaasa elanud inimestele, et see on väga nagu julgustav.